pidevalt on selline olukord mul elus, et ma suudan nagu saavutada mingisuguse hea keha välimuse endal, nagu vaatan ennast toitumise koha pealt. Ja siis ühel hetkel jälle kuidagi läheb kõik nii käest ära, et ja ma tajun, et see on psühholoogiline või see on kuskil minu sisemise sees kinni kusagil, et tuleb selline stressi söömine, lihtsalt rahuldaks ennast sellega, kuidagi nagu matan oma mured siin, võib-olla öelda, et rahuldan, mingi sõltuvus tekib, selline toitumine, lihtsalt mingid asju hakkad nagu niimoodi sisse ajama näost, sinnamaani välja, kuni jälle tunned, et ja siis jälle ka piitsutame ennast ja ma olen teinud igasugu rumalusi ka, ma olen tablettidega ennast proovinud, näiteks bulimia täielikult, et söön ja siis nagu võtan tablette, et saada sellest jamast nagu, mis sees on kiiresti välja, kuskil üleval on mingisugune kiiks on, seda kuidagi siluda. No ootused ehk on sellised, et võib-olla tõesti ma ei oleks enda vastu nii karm toidu koha pealt, et ma karistan ennast tihti, et teen selliseid nii hull karme dieete endaga, et kus ma kaloraas on vaegu 500 kilokalorit päevas ja või vähemgi veel, et ma teen täiesti nagu nälgin vahest, et saaks sellest kuidagi üle, sellest toiduhirmust üle ja jõuda sellele põhjusele lähemale, et mis toimub või mille pärast ma ennast niimoodi piinan või miks. Ma ju tegelikult toitun ju vähem kui nii mõnigi teine inimene, ometi kehakaalust tundub, et ma ainult sööksin ja see äkki jõuaks sellele tüvele kuidagi lähemale, saaks sellest hirmust lahti. No ütleme nii, et kaalu langetamise juures toitumisega ma olen teinud seda, et ma olengi tõmmanud oma endale nii karmid dieedid selga, lihtsalt põhimõtteliselt söönud ainult salatilehti, kõik ma ei ole isegi endale selgeks teinud, et kust tuleb, mis aine, kus saab mingit mineraale või mingit asju, lihtsalt tuimalt ei söö ja kõik. Ja olen teinud kohvidieeti, olen lihtsalt vee peal olnud, sinnamaani välja, et teen mingi ulmetrenni seal 1,5–2 tundi, lasen kõipi ringi, niimoodi, et vesi leevendab, arvasin, et see on see kehamass, tegelikult on vedel ja kigistab. Ja siis vett peale ei joo ja kuivatan ennast ja igasugu asju teinud, et proovin kuidagi kaalust alla saada. No see on enesetunde asi ikkagi, et mul see kuidagi kipub nagu lakke lükkama jälle, et ma suudan selle dieediga nagu saavutada sellise ja ka trenniga koostöös sellise mõnusa vormi, kus ma just nagu olen juba kusagil heas kohas, kui ma ise olen rahul endaga ja siis käib jälle mingi litakas ära ja jälle üles tagasi, et mingi stress. Ja nüüd tahakski sellest nagu aru saada või et kas see nagu üldse on nii oluline või et vanus ka selge, et juba 43, et võiks nagu ennast rohkem armastama hakata. Pontsikute idee on, siin on 2 ideed. Üks on siis see, et ma olen selline mõnusalt egoist, et üksinda viitsin trenni teha ja siis kutsusin ma veel 7 head sellist rammusat sõprapunti, et koos teha. Meestel on seda karjavärki vaja, et kes on parem ja see oli algne idee. Aga teisalt on kohe kindlasti on siin juures ka see, et üleüldiselt tahaks nagu meeste tervisele tähelepanu pöörata, et treener ütleb nii hästi, et aitab küll neist rasedatest meestest, et Eestimaa on täis neid, et ja minu väike algatus või meie väike algatus äkki ühel päeval on mõnel lapsel isa kauem elus ja mõnel mehel on naine kauem elus. See on lihtne, et lihtsalt meeste tervis sellele tähelepanu pöörata. Mul ei ole sellist eelarvamust, või üleüldse ma ei ole eelarvamust inimene, et ma võtan seda kogemust, kindlasti töötan kaasa, mõtlen kaasa ja avatult, et mul ei ole ühtegi sellist mingist mõtet peas, et mida ta olla ei võiks. Ma usaldan, ilmselgelt on siin professionaalne tegu ja kui ma teda ei usalda, siis keda veel. Enda tarkusest ma olen siin ka proovinud igasugu asju, et need ei tööta, et nüüd kuulaks spetsialisti arvamust. Alustuseks ma annan teile nagu sissejuhatuse, et mida see toitumiscoachingu programm endast kujutab. Et toitumiscoaching kui selline, et jah, et selle kandev idee ongi nagu toitumisharjumuste ja söömiskäitumise parandamine, aga samas me ei keskendu siin ainult nagu toidule. Et kui tuua näide, et siis mis puudutab näiteks kaalu langetamist, et püsiva kaalu langetamise puhuselt on nagu toidu osakaal edu saavutamisel ainult circa nagu 5%.
ja põhjus on nagu lihtne, sellepärast mitte nagu lihtne, aga põhjus on seetõttu, et niivõrd palju mitmed erinevad tegurid tegelikult mõjutavad meie, eks ole, söömist. Et kindlasti olete teadlik ka sellest, et paljudel meist söömine on, eks ole, pigem ajandatud sellisest stressist või, eks ole, emotsioonist. Et seega, kui me tahaksime antud juhul nii-öelda söömist parendades, tegelikult me peaksime rohkem pöörama nagu tähelepanu nii-öelda sellele emotsionaalsele, vaimsele, isegi nagu suhtealasele tervisele. Et siin on ka see juhul, et selleks, et jällegi neid söömiskäitumist või söömist, eks ole, muuta, me ei saa ainult vaadata seda, mida inimene endale nagu suhu pistab, vaid ikkagi me peame lähtuma inimesest kui nii-öelda tervikust, et mis on tema igapäevaelu, mis on tema igapäeva, eks ole, harjumused ja samuti ka see, et mis on tema, eks ole, teadmised ja ka motivatsioon sellise nii-öelda tervisekäitumise tagama. Et siis ikkagi selle toitumiscoachingu eesmärk on anda inimesele neid teadmisi ja oskuseid, et kuidas varemini nagu identifitseerida nii-öelda neid ebakasulikke harjumusi enda eluviisis ja kuidas siis ka neid püsivalt, eks ole, muuta. Et toitumiscoaching kui selline ikkagi nagu pakub sellist tugisüsteemi või toetust selleks, et ikkagi inimesega koostöös leida need viisid, kuidas siis, eks ole, parendada seda tervisekäitumist, saavutada soovitud tulemusi ja ka neid tulemusi tegelikult hoida. Ehk siis idee ongi selles, et püsivad jätkusuutlikud soovitused, mis on siis spetsiifilised inimese elustiilile ja sobivad ka tema nii-öelda eesmärkidega. Ja alustuseks ma küsingi, et mis ajendas teid siia tulema, et tunnistan, et polegi oma toitumisest kellega nii pikalt ja avatult rääkinud, et mis on väga positiivne. Kuulata iseennast rääkimas enda toidust, enda toitumisharjumusest. Juba selle käigus sain ise mõnest sabast kinni või siis nagu sain lähemale sellele põhjusele, et miks see muga niimoodi on. Et ma olen igasugu muid jutte rääkida ja me kõik räägime, aga see enda nendest nii-öelda pahedest me ikkagi kipume nagu mööda vingerdama. Ja selles ma olen alati tubli olnud, et ma olen tubli vingerdaja olnud, et siis täna praegu sealt tulles Maarja juurest ära siia sinuga rääkima, siis positiivne laks on sees ja ta suunas nagu, andis nagu mulle, tegi aknad lahti mõnest kohast, et kus see viga võib olla või kus siis nagu see võib olla see peidetud see minu see hirmud ja mõtted. Kui sa küsisid enne mu käest, et kas mul on mingid ootusi või asju, siis ei olnud, siis ma ei oodanud küll, et ma sellise litaka saan sealt kabinetist tema juurest Maarja käest, et selline üleline positiivne ja selline täis ootusi. Nüüd ma sain teatud ülesanded endale mõneks ajaks siin, paariks nädalaks, siis tulen tagasi, et huviga ootan juba nende seda, et mis formaadis seda tegema pean hakkama, seda enda, mis ta siis määras mulle ülesanded ja siis juba päris põnev oleks teada, mis see tema tagasiside on nende peale.